Nii, täna me siis räägime sarnaste liikmete koondamisest ja selleks, et sa üldse saaksid aru, mis on sarnased liikmed, ma räägin hästi kiiresti üle, mis on üksliikmed ja mis on hulkliikmed. Üksliikmed on siis sellised avaldised, mis on saadud arvkordaja korrutamisel näiteks ühe või mitme muutuja naturaalarvulise astendajaga astmega ja ka üksikarv on tegelikult üks liige. Toon siis siia mõned näited kohe. Ja no näiteks 8 on üks liige, samal ajal X on üks liige, 3Y on üks liige, 1/3 X ruudus Y võib olla üks liige ja toome mõne komadega arvu ka, kümnendmurruga 0,3, X ruudus Y astmes 3, Z astmes 5. See on siis üks liige. Need siin kõik on üksliikmed. Nüüd hulkliikmed on siis üksliikmete summad ja neid üksliikmeid nimetatakse hulkliikme liikmeteks. No näiteks, kui ma võtan siit nüüd tahan 8 ja X kokku liita, on 8 pluss X, siis see nüüd siin on üks hulkliige ja tema koosneb üksliikmetest. Tema liikmed on 8 ja X, selle hulkliikme liikmed. No, samamoodi ma võin panna, et see 3Y pluss 1/3 X ruudus Y. Tema on siis ka nüüd üks hulkliige, mis koosneb on ju üksliikmetest. Lahutada võib ka. Võtan need samad siit, näiteks 1/3 X ruudus Y miinus 0,3 X ruudus Y astmes 3, Z astmes 5. Vot see siin on ka nüüd üks hulkliige. Nüüd selleks, et teha siis tehteid nende üksliikmete ja hulkliikmetega, peab siis ära tundma sarnased liikmed. Kirin natuke siia allapoole. Ja sarnaste liikmetega on nüüd siis selline lugu, et siin vaadatakse nüüd siis üksliikmeid, mis on siis ühesugused või erinevad ainult selle arvkordaja poolest, nimetatakse sarnasteks liikmeteks. No, X pluss 2X näiteks sul on selline asi, siis need on sarnased, sest näete, tal on samasugune muutuja siin, erineb ainult arvkordaja eest. Siin on 2 ja siin ees on ju nähtamatu 1, mida ei märgita. Nii et kokku tuleb siis 3 seda X-i. Vahel siis tuleb neid ära tunda. Näiteks kui sul on siin X pluss Y pluss 6X-i miinus 7Y-t. Siis nüüd sa pead ise ära tuvastama, millised on sarnased liikmed. Sarnased on need, millel on samasugune täht küljes. Näed, X on sarnane teise X-iga. Y-id on omavahel sarnased. Ja nüüd, kui sa neid nüüd hakkad siis koondama, see koondamine on põhimõtteliselt liitmine, lahutamine, siis sa saad koondada ainult neid liikmeid, millel on samasugune täht küljes. Või noh, jah, samasugune täht. Siin on 1X, siin on 6X-i. Ja põhimõtteliselt sa nagu liidad 1 pluss 6 ja X-id jäävad siia külge. Ja nüüd vaatame Y-id ja sa pead arvestama alati seda märki, mis on selle arvu ees. Näed, sa ei saa lihtsalt siit liita 1 pluss 7. Siin on 1 ja selle Y küljes on miinus. Järelikult sina saad teha 1 miinus 7 Y-it. Nüüd liida need kokku, 1 pluss 6 on 7, 7X-i ja siin on 1 miinus 7. See tähendab, et see on miinus 6 ja siia tuleb hoopis miinusmärk. Miinus 6 Y-it. Nüüd, oluline on siis vahet teha ka sellel, et kui astendajad on erinevad, no näiteks X pluss X ruut, neid ei saa rohkem kokku liita. Nii ongi, nii jääbki, see ongi siis see nii-öelda vastus, sest need ei ole sarnased liikmed. Astendajad peavad ka olema samasugused. Kui ma siia nüüd liidan veel, no ma lahutan. Miinus X, miinus 3 X ruutu ja pluss veel X
tahan nüüd teada, mis saab. Siis ma pean siin kõigepealt ära tuvastama nüüd jälle, millised on sarnased. Ma vaatan neid arvusid, siin on küll kõik x-id, jah? Aga siin on ju astendaja, siin ei ole, järelikult nad ei ole sarnased. Tõmban siis ühised jooned alla nendele, mis on omavahel sarnased. Näete, need x-id kõik on omavahel sarnased ja omakorda omavahel sarnased on need x-ruuduga liikmed. Nüüd, siin on nüüd selline lugu, et siin on tegemist ka on ju vastandarvudega. X ja miinus x on vastandarvud, nad teevad kokku 0. Need võib lihtsalt maha tõmmata. Nüüd, järgi ainult see x on ju siit. Aga kuna vastusesse tavaliselt märgitakse enne need liikmed, millel on kõrgem astendaja, siis praegu ma hakkan vaatama neid x-ruutusid edasi. Siin on üks x-ruut ja siin on -3 x-ruutu. See teeb kokku -2 x-ruutu, sellepärast et 1 - 3 on -2. Ja kuna nüüd meil jäi nendest tavalistest astendajaga 1 x-idest järgi ainult see, siis ma saan selle lihtsalt siia lõppu kirjutada. Nii et see on vastus, sellega edasi midagi teha rohkem ei saa. Vahel on neid astendajaid väga palju ja vahel on selline olukord, et on nagu sarnaseid tähti. Näiteks need 3 asja siin ei ole omavahel sarnased. Need ei ole sarnased liikmed. See tähendab seda, et neid ei saa omavahel koondada ja kui see peaks, see jääbki nii, nagu ta on siin praegu, mitte midagi temaga teha rohkem ei ole võimalik selles mõttes, koondamise mõttes. Vahel on ka siis selline lugu, et on xy pluss y ruudus, ma mõtlen siin koha peal midagi välja, y ruudus pluss yx. Siis nüüd vaata, kas te saate aru, et sarnased liikmed on need y-ruuduga liikmed ja tegelikult on omavahel sarnased ka need liikmed. Mis siis, et siin on xy ja siin on yx. Mõte on selles, et kuna see on korrutamine, siis x korda y on sama kui y korda x. Nii et need on ka samad asjad. Kui sa hakkad neid nüüd siin siis koondama, siis y-ruudud ma võtan praegu esimesena. Nii et siin on 1 y-ruut ja siin on 3 y-ruutu. See teeb kokku 4 y-ruutu. Ja siin on xy ja see on ka tegelikult xy. Nii et kuna seda on 1 ja seda on 1, siis lõpuks kokku tuleb 2. Ja siin võid nüüd ise ilusti korrastada selle panen xy, see on tähestiku järjekorras. Tuletan ka endiselt meelde, et kui sul on x, siis see võrdub ühe x-iga. Seda ühte lihtsalt ei märgita. Samamoodi kui sul on xy, siis seda on 1 xy-it. See ei ole võrdne nulliga, nagu vahel mõned arvavad. Kui sul oleks tegemist nulliga, näiteks 0x-iga, siis see on ju korrutamine. 0 korda x, see on 0. Nii et see siin kindlasti ei ole 0, vaid siin peab teadma, et see on 1 ja see on väga oluline siis teave. Nüüd sarnaste liikmete siis koondamisel on ka väga oluline siis miinusmärk sulu ees. Et kui miinusmärk on sulu ees, siis see muudab kõik märgid sulu sees. Kui sul on siis liitmine või lahutamine pigem, siis sa pead arvestama seda miinusmärki. Ütleme, et sul on siin selline tehe nagu 3x pluss 2y ruutu miinus, see miinusmärk tuli mul mingisse naljakasse kohta, aga las ta olla, miinus 4x ruutu ja pluss y ruudus. Nüüd peab teadma seda, et kui siin sulgude ees ei ole mingit märki, siis siin on pluss. Sama on siin, kui siin 3 ees ei ole midagi märgitud, siis ta on pluss. Kirjutatakse esimesena see rida välja ilma sulgudeta.
Ehk et kui ma hakkan siit nüüd neid sulgusid nii-öelda eemaldama, siis siin ei muutu mitte midagi, kõik jääb samaks, sest siin ees ei ole ka midagi. Nii et 3x pluss 2y ruutu. Nüüd, kuna siin on miinusmärk, siis see on väga oluline koht. Miinusmärk sulu ees muudab märgid sulu sees. See tähendab seda, et kui praegu on sulu sees pluss ja pluss, siis nendest saavad miinus ja miinus. Nii, miinus 4x ruutu, miinus y ruudus. Ei tohi unustada seda, et see miinusmärk kehtib kõikidele asjadele siin sulu sees ehk ka sellele teisele liikmele ja sellele märgile. Nüüd, kui sa oled need sulud siit ümbert ära võtnud ehk nii ära kaotanud, siis nüüd sa hakkad vaatama, kas siin on sarnaseid liikmeid või ei ole. Hetkel need y ruudud on sarnased liikmed, x ja x ruudus omavahel ei ole sarnased liikmed. Ma hakkan vastust märkima selles järjekorras, et esimesena võtan kõrgema astendajaga liikmed. Kuna x on enne y-it tähestiku järjekorras, võtan selle. Kõik need arvud, mis ma võtan, käivad koos selle märgiga, mis on tema ees. Miinus 4x ruutu järelikult. Nüüd, kuna y-iga astendajad on kõrgemad kui see x-in, siis ma vaatan y ruutusid järgmisena. 2y ruutu miinus 1y ruut teeb kokku y ruudu, 1 y ruudu, ühte siia ette ei märgita. Ja nüüd on see 3x. Kuna rohkem x-e pole, siis panen siia lihtsalt 3x. Kuna siin ees midagi pole, siis see tähendab plussi, järelikult ma liidan selle siia. Ja see ongi siis vastus, sellega rohkem edasi midagi teha ei saa. Loodan, et said siit veidi abi. Ja soovin sulle jõudu arvutamisel.